Tere õhtust! Täna me oleme siin kolmekesi Sveta Grigorjeva ja Tiit Aleksejeviga ja siis mina, Heli Allik. Ja me üritame rääkida ühest autorist, kellest on keeruline rääkida ja raamatust, millest on veel keerulisem rääkida. Autor on siis Louis Ferdinand Céline, prantsuse kirjanduse üks kahest kaksiktornist, nagu neid koos Marcel Proustiga kutsutakse. Ja prantslased tihti kuidagi ütlevadki, et inimesed jagunevad Prousti inimesteks ja Céline'i inimesteks. Et kui sulle meeldib üks, sa vihkad teist ja vastupidi. Louis Ferdinand Céline, nüüd seda ma ei ütle nendele inimestele, kes siin kohal on, sest ilmselt nad teavad seda, ma ütlen seda potentsiaalsele 8 miljardile televaatajale. Oli siis autor, kes 1932. aastal Prantsusmaal avaldas romaani Voyage au bout de la nuit, reis öö lõppu, ja ta keeras sellega kogu prantsuse kirjanduse pea peale. Ta tõi suulise keele kirjandusse ja sellega oli igaveseks tema koht prantsuse kirjanduses justkui olemas. Hiljem ta kirjutas veel 8 romaani ja tegi ka keerulisi tegusid, mille tõttu temast ei saa siiamaale nagu rääkida, nagu tihti on mugav rääkida niisugustest surnud kirjanikest, et nad on kuidagi lihtsalt sellised muumiad, nad on musealiseeritud, me kuidagi saame neid käsitleda, see ei ole ohtlik. Céline on ikka alati ohtlik. Ja ma pean ütlema isegi, et mingi osa minus nagu kartis seda tänast õhtut, aga samal ajal ilmselgelt, kuna ma ise selle organiseerisin, siis ma tahtsingi teada, mis siit välja tuleb. Sest Céline puudutab selliseid kohti inimeses, mida ta võib-olla isegi ei taha tunnistada ja ühesõnaga vaatame. Aga nüüd see raamat Sõda, prantsuse keeles guerre, on siis veel selles mõttes eraldi keeruline juhtum, et kui muidu Céline, kelle kohta tihti öeldi ka stiilimaniak, sest et ta tõesti töötas oma teoseid ümber umbes 100 korda, on teada, et kui tal oli 8000 käsikirja lehekülge ja siin ma võtan välja ühe täiesti suvalise Céline'i käsikirja lehe näite. Ja siit on lihtsalt näha, et mitte midagi ei ole aru saada. Absoluutselt mitte ühtegi sõna ei ole aru saada. Ta kirjutas nii, et ta lihtsalt esialgu viskas midagi paberile ja siis nagu ta ise selle kohta ütles, et tegelikult ma ei kirjuta midagi, ma justkui puhastan mingisugust medaljoni liiva alt. Et tal on nagu mingi tunne ja ta tahab selle tundeni jõuda ja ta jõuab selleni kuidagi nagu mingisugune zombi, ta teeb hästi palju tööd ja siis lõpuks, kui nagu 9000 käsikirja lehekülge on nagu läbi töötatud, siis lõpuks on tal see käsikiri, mille ta on nõus avaldama. Aga selle raamatuga Sõda on niisugune lugu, et Céline rääkis terve oma elu, et temalt varastati sõja ajal kohver käsikirjadega. Ja kuna ta niikuinii oli kergelt selline neurootiline ja ta mitte ühtegi oma seisukohta ei väljendanud kuidagi sellises objektiivses, sellises, lihtsalt sellises tublis arusaadavas keeles, ta alati kasutas ainult hüperboole, hüüumärke, solvanguid, liialdusi, siis kui ta rääkis sellest, et temalt varastati kohver käsikirjadega, keegi ei uskunud seda. Ja ootamatult aastal 2020 tuligi Pariisis see kohver välja
seal oli 5321 käsikirja lehte, selgus, et üks vastupanu liikuja oli peale seda, kui see linn oli Prantsusmaalt põgenenud, läinud tema korterisse, tõepoolest leidnud kohvri ja viinud selle oma koju ja ta mõistis selle kohvri kirjanduslikku väärtust, aga kuna samal ajal tema vaated olid absoluutselt kardinaalselt vastupidised Céline'i omadele, siis ta mitte mingil juhul ei tahtnud, et nende käsikirjade pealt keegi saaks kunagi raha teenida. Ta hakkas, kui ta ära suri, siis leidis selle kohvri tema tütar ja ta tütar jagas tema vaateid, niisiis lõpuks see tütar ka ei osanud muud midagi teha, kui ta sai aru, et nüüd see hetk hakkab kätte jõudma, et keegi ei saa nende käsikirjadega enam raha teenida, et Céline'i lesk hakkab surema. Ta arvas, et autoriõigused on Céline'i lese käes, niisiis ta andis selle kohvri sisu aastal 2020 üle ühele Liberatsiooni teatrikriitikule ja lootis, et niimoodi siis kuidagi see teksti mass läheb lihtsalt avaliku omandisse, aga ta ei teadnud, et tegelikult Céline'i õiguslikud pärijad on hoopis tema advokaat ja veel paar inimest, nii et ühesõnaga nüüd on juriidiliselt selle ümber palju segadust, aga see tekst lõpuks suudeti aastal 2022 välja anda Gallimaris. Ülejäänud kohvri sisu on nüüd ka Prantsusmaa kõige, mulle ei meeldi see sõna prestiižne, aga ühesõnaga kõige tähtsamas, kõige akadeemilisemas raamatusarjas Pleiad kommenteerituna välja antud. Ja nüüd on siis selle kohvri esimene ots ka eesti keelde tõlgitud. See räägib sellest, kuidas autor, eks ole, tavaliselt kirjandusteose puhul ei saa öelda autor ei ole tegelane, aga Céline'i puhul need kaks asja lähevad alati segi. Ühesõnaga, ütleme siis nii, et mina jutustaja leiab ennast haavatuna keset esimese maailmasõja lahinguvälja ja siis satub haiglasse ja siis ta sealt lõpuks kuidagi pääseb. Nii. See on nüüd lühidalt siis raamatu sissejuhatus neile, kes juhtumisi veel seda ei tea, aga me leppisime juba kokku, et enne kui me läheme päris asja juurde, siis see ei olnud ju sugugi mitte juhus, et Sveta ja Tiit on siin. Teil on mõlemal nagu mingisugune side Céline'iga. Mis asi see on? Missugune see side on? Sveta, äkki sa haarad selle teise mikrofoni? Nii, kas see töötab? Jah. Olgu, ma siis alustan. Mu esimene kokkupuude Céline'iga oli tegelikult selle sama raamatuga, Surm järelmaksuga, mis ma arvan, et tegelikult päris õnnelik juhus. Mitte, et need teised raamatud oleks mulle vähem meeldinud, aga ma arvan, see on endiselt ikkagi Céline'i loomingust, vähemalt selles, mis ma olen lugenud, ikkagi lemmik. Ja ma hakkasin teda lugema selle tõttu, et ma ühel hetkel tahtsin läbi lugeda kõik sellise korraliku feministina, kõik valgete surnud meeste teosed. Et selline nagu Note High Enemy. Ja mis siis juhtus, oli see, et kui ma olin lugenud Dostojevski läbi, Tolstoi läbi, Prousti läbi, ma jõudsin Céline'ini ja siis äkitselt käis mu peas, aga mulle täitsa meeldib, kuidas tema kirjutab. Ja et ma olen selles mõttes, kui selle binaarsust uskuda, siis ma tõesti olen pigem see Céline'i inimene selles mõttes. Aga ja mis mulle võib-olla kõige rohkem ikkagi selles raamatus meeldis, on teatud ikkagi affekti või affektiivne keelekasutus. Ta on hästi tegelikult kehaline kirjutaja minu jaoks ja minust sõjast tuleb see võib-olla kõige paremini tegelikult välja, aga sellest natuke hiljem. Mulle tundus tema selline hoiak väga vihane,
mis mind ennast ka kõnetab, et nagu ma Helile ühes meilis ka kirjutasin, et ta meenutab mulle sellist, no inglise keeles on selline väljend nagu hater. Ja ta tundub mulle selline hater, tähendab siis vihkajat. Ja ta tundub mulle täpselt selline kirjutaja, kes ongi natuke nagu Kendrick Lamar, kui ta on nagu heider lüüriline räppar, siis tema on minu jaoks justkui selline kirjutav heider. Et tal on nagu mingisugune vastane, et ma tunnen sellist nagu trotsi. No see on selline ka väga, ma ütleks, klassiteadlik või klassivihkajalik teos selles plaanis, et ta kirjutab ikkagi väga palju sellest sotsiaalsest straatast, millest ta pärit on, tööst. Me kogeme selle tema tööde kaudu seda viha selle süsteemi vastu, millest ta just ka asetseb. Et jah, ja kuidagi ta nagu hakkas meid huvitama selles plaanis, et siis ma hakkasin juba lugema neid teisi raamatuid, et siis ma alles lugesin tegelikult Reisöö lõppu ja need ülejäänud. Et tema seda kreedot, kirjanduslikku kreedot ka hiljem, see tõlgiti ka hiljem. Aga ja mingid raamatuid North näiteks olen lugenud inglise keeles, et prantsuse keelt ma ei oska kahjuks, oleks tahtnud teda väga tegelikult prantsuse keeles lugeda, aga jaa, see on siis minu selline lühikene kokkuvõte sellest, et minu suhtest Celine'iga, et sellest problemaatilisusest räägime hiljem, aga see oli selle esimene kokkupuude, jah. No ja Tiit, kui siin enne sai öeldud, et prantslaste jaoks põhimõtteliselt, eks ole, on Celine'i inimesed ja Prousti inimesed, sina justkui kõikide nagu selliste väliste kriteeriumite järgi oleks pigem nagu Prousti inimene. Sa oled alati selline kena ja sul on ülikond ja sa ei ütle kunagi inimestele halvasti ja nii. Ja ometi nii kaua, kui ma sind tean, on Celine sul radal olnud mingil põhjusel. Mis asi on, mis sind kuidagi tõmbab sinna sellesse musta auku? Ja tere õhtust ja ilusat Volbrit Celine'i seltsis. Ma arvan, et siin ei ole väga suurt vastuolu Prousti ja Celine'i inimeste vahel, et ma tean kirjandussõpru ja tõlkijaid, kes ei salli Prousti sellel samal põhjusel, miks ei sallita Celine'i. Aga ma üritasin manada silme ette seda esmakohtumist ja see oli aastal 2001, ma arvan, kusagil Odeoni kandis ja ma olin antikvariaadis ja ma vaatasin, see nimi köitis mu tähelepanu, Celine, ma ei teadnud temast mitte midagi, sest Elva keskkooli kirjandustundides millegipärast temast ei räägitud, kui ma seal keskkoolis õppisin. Ja see romaan, mida ma siis käes hoidsin, oligi Reisöö lõppu ja ma sirvisin teda ja ma mäletan seda hämmastust esmakohtumist, et niimoodi võib siis ka kirjutada sellise hooga ja võimalik, et see hoog ongi võtmesõna seni ajani. Aga siis ma sain aru juba hiljem, kui ma olin tutvunud tema loominguga, sirvinud ja lugenud, et see hoog on petlik, et sa mainisid lõputuid ümberkirjutusi või ringikirjutusi, et Celine'i tütar Colette meenutab, et kui tema isa luges talle ette käsikirja, siis ta sodis tapeedi peale, tegi märkmeid, kuidas ühte või teist lauset paremini moodustada või kuidas rütmi saada teksti. Nii et see esmapilgul paari minutiga kirja pandud hoog, selle taga on meeletu toimetamistöö, komponeerimine, rütmiotsingud ja mis teeb ehk selle sõja nüüd eriliseks, ilmselt me räägime täna sellest põhjalikumalt, ongi teatav ehedus või robustsus või loomulikkus, et seda teost ei ole Celine jõudnud üle toimetada. Ja siin on hoog teistsugune. Et see teeb selle avastatud või taasleitud kohvri eriliseks. See on põnev alguspunkt selle kohvriga, see oli vist Steve Morant, kes selle pihta pani ja kui hiljem siis püüti selgusele jõuda, et miks ta selle kohvri ikkagi varastas.
sõna otseses mõttes, siis tema argumentatsioon oli olnud, et ta soovis, et keegi ei rikastuks sellega ülekohtus, et noh, mis tundub täielik jamps, et võimalik, et seal oli kättemaks, võimalik, et seal oli, et ta soovis ise rikastuda, me ei tea seda, aga tore on see, et see kohver lõpuks välja tuli 3 käsikirjaga ja ma loodan, et sa tõlgid need ülejäänud 2 ka ära. Midagi on teoksil küll, aga nüüd, kui tullagi selle konkreetse raamatu juurde, siis see jäigi enne ütlemata, et kui muidu see linn, eks ole, toimetas ja kirjutas oma raamatuid tõesti 10, kui mitte öelda 100 kordi ümber, siis see ja need ülejäänud kohvri käsikirjad on mustandid või toorikud või visandid. Ühesõnaga, nad on kõik niisugused tekstid, mille kohta see linn kindlasti ei oleks sellisel kujul andnud trükiluba. Et mõnes mõttes isegi ka on kostnud hääli, et neid tekste lihtsalt ei oleks tohtinud avaldada ja et Kallimaar on päris küüniline, kirjastaja Kallimaar, et siin on nagu lihtsalt sellist raha teenimise soovi lõhna, et milleks või mis õigusega avaldada seda, mida autor ise ilmselgelt oleks 2000 korda ümber teinud. See käsikiri on selgelt mustand ja me ei tea tõepoolest, mis suunas see linn oleks siin läinud, sest siin on niivõrd palju selliseid elemente, mille kohta ta on muidu öelnud, et ta ei taha neid kasutada, eks ole, tema, kes ta otsis suulist keelt, ta alati ütles, et see on liiga raske enamikule inimestele, et see tundub nagu tohutult lihtne, lähen aga muudkui nagu õue, kuulan, kuidas inimesed räägivad, panen kirja, aga tegelikult, kui sa paned kirja sellise suulise kõne nii, nagu sa teda kuuled, siis ta paberil on surnud. Selleks, et ta ärkaks paberil ellu, sa pead tegema trikke, nagu ühesõnaga, tal oli selle kohta 1000 väga tabavat tsitaati ja metafoori, aga jaa, et see tekst ei ole niisugune tekst, mida see linn oleks ise sellisena avaldanud. Nüüd lisaks sellele kõigele on tal selline pealkiri, mis tänapäeva Eestis ja ütleme nüüd juba Euroopas ka, sõda, see ei ole midagi sellist, mis nagu saaks meid nagu külmaks jätta. Et selles mõttes kuidagi, mõnikord ongi olnud tunne, et kui see linni raamatuid on eesti keeles olnud juba kokku 4 tükki, et mõnel puhul, et kas on üldse nagu mingisugust põhjust sellest laiemalt rääkida, et kes loeb, see loeb, kes ei loe, see ei loe, aga selle raamatuga Sõda mulle tundus, et siin on nagu midagi, mis on nagu kirjeldamatu ja mis samal ajal kuidagi tabab väga otse seda, mida me praegu näeme ja elame ja peame tundma. Ja samal ajal on sellest tõesti väga raske rääkida. Et nüüd, kui me proovime, võib-olla me ei saagi sellega hakkama, aga kui me nagu mõtleme, et Ukrainas toimub see, mis seal toimub ja meie ajalehed on täis seda, mida nad on täis ja isegi meie selline alateadvus ilmselt on kogu aeg kuidagi juba ärevil ja mingisugune nagu süngus lehvib üle maa, et see raamat kõige sõjakirjanduse keskel, mida avaldatakse, mida tal on meile öelda või kas tal üldse on midagi meile praegu öelda aastal 2025, nagu me siin Eestis oleme? Tiit, mis sa arvad?
ma arvan, et on öelda küll ja siin ikkagi tuleks eristada seda, mis toimub Ukrainas, kus on sõda vabaduse eest ja üks rahvas on otsustanud teise rahva ära kaotada, et see, mis seal praegu ikkagi toimub, on kõige ehtsam genotsiid. Et sellega võrreldes esimese maailmasõja šokk oli midagi muud. Selin ju õppis Saksamaal põgusalt küll, aga või stažeeris noore mehena ja nagu ta oma reisis kirjutab, et teda hämmastas, et miks järsku ta peaks hakkama sakslasi tapma, neid samu poisse, kellega ta seal suhtles. Ja võib öelda, et Euroopa sattus esimesse maailmasõtta, et see oli selline kummaline tööõnnetus või midagi absurdset, mis lihtsalt juhtus. Ja järgmine aspekt on see, et inimesed sattusid mehaniseeritud või industriaalsesse sõtta, millest polnud neil vähimatki ettekujutust. Ja need samad kürassiirid, kelle hulka Selin kuulus, ratsutasid siis suletuttide lehvides ja saabliga vehkides läbi kuulipildu ja tule ja neist tehti hakkliha. Et see sama šokk, absurdsus, küsimus, mis tekkis paratamatult, miks see kõik toimub. Ja see, mis toimub praegu Ukrainas, küsimus, miks ukrainlased vastu panevad või miks seal sõditakse, et seal neid küsimusi ei ole. Ja see sama esimese maailmasõja absurdsus, millest on ju kirjutatud omajagu ja grotesk, mis sellega kaasneb, selline absurdi huumor isegi kohati, et see teeb selle teose küllaltki eriliseks. Sest kui me nüüd mõtleme teise maailmasõja kohta, kas või Prantsuse vastupanuliikumise seisukohalt või 40. aasta vastupanu koha pealt, ei ole kirjutatud sellist raamatut, et need olid ikkagi väga, väga erinevad sõjad. Ja see, et sõda on paha, seda me teame ilmselt kõik, selleks ei pea Selini lugema, et siin on justkui midagi olulisemat, kuidas inimene käitub vastamisi säärase absurdsusega ja küsimusega, et aga kuidas ma siia sattusin või miks ma siin üldse olen ja kuidas ma siit nüüd minema saan nii enam-vähem ühes tükis. Et siin on kaasajaga keeruline võrdlust tuua ja ma arvan, et seda võrdlust ei olegi vaja üldse otsida. Ma ei tea, mida sina, Sveta, arvad? Noh, mulle tundub, et see, mis mind tegelikult selle sõja juures võib-olla kõige rohkem paelub, ongi see sama ikkagi kehalisuse aspekti, mida ma täpselt mõtlen selle all, et mina päris palju sotsiaalmeedias istun Instagramis näiteks ja seal sa näed ikka selliseid õudusi, mis toimuvad nii Ukrainas kui Palestiinas, seda põhimõtteliselt sa muutud mingis mõttes juba tuimaks selles osas, et kui sa näed inimesi, kes on nagu puruks pommitatud, lapsed kahes osas, eks ju, et siis sa mõtled nii, mida siis Selini raamat Sõda näiteks võiks üldse pakkuda selle taustal enam, et kas ma ei ole juba kõike nagu juba näinud piisavalt. Aga mis on nagu huvitav, et samal ajal kui selline nagu meedia, ta suudab, sa näed jah seda pilti, sa otseselt ei samastu sellega, sa tunned empaatiat, sa tunned tülgastust, sa tunned sellist, tõesti sellist tunnet, jõuetuse tunnet, siis mis nagu Selini lugedes mulle tundub juhtus või kuidagi ta nagu toimib ikkagi selle tasandil, et kuna ta on hästi kehaline ja ta on hästi affektiivne kirjandus, ikkagi siis, kui ta isegi toimetamata, see kuidagi, see sama sumin, mis tal selle pärast mürsk on, see, mis tal läbivalt kogu aeg selline kõrvus kohisemine, agressiivne kohisemine, see nagu, ma ei tea, kuidas teil, aga ma hakkasin nagu mingil hetkel nagu tundma seda ise ka, et see kandus minuni edasi. Et selles mõttes, et ta on selles plaanis minu jaoks huvitav kirjanik, et see, mida ta kirjeldab kehaliselt, just nimelt nende lühikeste lausete, et need on need tal on hästi visuaalne kirjanik ja tegelikult väga raske on teda lugeda, eks ju, kui sa vaatad teda 3 punkti, kogu aeg 3 punkti, et isegi, et see kuidagi ta hakkab mõjutama sind niimoodi, et sa hakkadki läbi elama seda tegelikult.
et selles plaanis mulle tundub, et ma olen ikkagi endiselt väga suur kirjanduse fänn, et see, mida suudab ikkagi kirjandus endiselt teha või vähemalt selles raamatus Sõjas, ei ole võimeline praeguseks vähemalt või see empaatia level, ütleme nii. Et ükski selline kõige grotesksem kujund, mida ma ei näe või näen sotsiaalmeedias, ei suuda mind panna kuidagi mingisugusel keeleeelsel või just nimelt kehalisel tasandil tunnetama seda rõvedust ja jõledust, mis on nagu sõda võimeline tegema ühe inimesega, kes peab seda just nimelt ka kehaliselt läbi elama, mitte kuidagi vaimselt või emotsionaalselt. Et see on võib-olla see nurk, kust mina läheneks talle. Ja. Aga miks see on tähtis, et sa elad seda kehaliselt läbi? Või miks see on tähtis, et sa üldse elad seda läbi? Ma arvan, et on tähtis lihtsalt inimeseks olemisel, selles mõttes, et sellised asjad on olemas. Ja ma saan aru, et see tekitab veel tugevamat sellist vastuseisu sellisele, et selline maailm sellisel kujul on olemas ja mida siis mina inimesena saan näiteks teha, et ei oleks. Et kõige esmasem, kõige banaalsem mõte, eks ju. Et mulle tundub, see on see, mida kunst võiks üldse teha. Ja just nimelt see on kuidagi, mis ka mulle tundub, et eks ole ilmselgelt, ja nagu Tiit ütles, me ei saa tuua nagu otseseid paralleele, et Ukraina sõda on nii-öelda õilis sõda või vähemalt mõtestatud sõda, need inimesed saavad aru, kuigi see on ilmselt ka midagi, mida meile päriselt ei räägita, mis toimub seal kaevikutes, aga nagu väga suures plaanis ilmselt on sõduritel tunne, et nad kaitsevad oma kodumaad. See, mis toimus Prantsusmaa, Saksa vahel, on hoopis midagi absurdset või absurdsemat, aga et kui me loeme raamatut Esimesest maailmasõjast, mis meid justkui ei puuduta, siis ju küsimus ei olegi, ega me ei saa enam seda muuta, mis minevikus oli. Aga mul on ka tunne, et üks selle asja igavesi mõtteid on see, et selge see, ega see, et Céline kirjutas Sõja aastal 1934, ega see ei pane Putinit ümber mõtlema, aga see teeb midagi meie sees. Igal hetkel ta programmeerib kuidagi mingisuguseid meie rakke läbi ja meie järgmisi samme, et võib-olla siis vähemalt meie ei ole nii lollid homme või meie ei tee nii rumalaid tegusid ülehomme kuidagi, et äkki mingisugune selline jõud sellel on, sest tõesti mingisugust kangelaslikkust siin ei ole. Ta, see inimene on siin näidatud nii toorena, nii katkisena, nii haigena, nii hirmununa, nii koledana ka, kui see vähegi veel on võimalik. Et just kui sõda tuleb, et siis mitte ainult meis ei avaldu kangelaslikkus, vaid meis avalduvad ka kõik need koledad küljed. Aga see on ka tõsi ja kui me sellest aru saame, siis äkki homme juba on parem. Aga mis sina, Tiit, arvad? Ma arvan, et siin ei tasu otsida sellist didaktilist või pedagoogilist põhjust. Me oleme täiesti vales sihtgrupis, et need inimesed, kes otsustasid Ukrainat rünnata, ilmselt ei mõtle pärast Céline'i ja Barbüssi lugemist ümber, et me oleme teinud kohutava vea ja need inimesed, kes siin saalis on, saavad asjast aru, aga see, mida sa ütlesid kehalise kohta ja Sveta märkusele lisaks, ma arvan, et hea kirjandus ongi kehaline 100%, et mitte ainult siis kehavedelike kirjeldused, aga lugedes sa tunned teksti kehaga ja nüüd see on tõesti Céline'i eripära, ta võib kirjutada Kamerunist või Londoni sutenööridest või välihospidalist, aga sa tead, mis tunne võis seal olla või vähemalt see tunne jõuab kuidagi kohale. Ja nüüd teine aspekt, seda teost oleks võimatu lugeda ja suur osa Esimese maailmasõja kirjandusest ongi teenitult unustatud, sest need teosed on naturalistlikud, tüütud ja korduvad ja siin on nüüd midagi teistmoodi. Ja mis see midagi teistmoodi on?
Noh, siin on esiteks sellist absurdi, huumorit. Näiteks on suurepärane stseen, kuidas siis Ferdinand selle sama tema heroilise haavata saamise käigus on läinud kaduma rügemendi kassa ja kogu see haavata saamine ise on veidi kahtlane ja siis algatatakse selline uurimine ja ähvardab mahalaskmine ja siis Ferdinand uurib, et kuidas see värk ikka käib ja siis ta suhtleb kaasvõitlejatega, et äkki mõni on mahalaskmisel osalenud siis ühel või teisel pool seda mõttelist joont, et ta saab täpsemalt teada. Ja siis ta leiab ühe suurtükiväelase, kes on osalenud siis mahalaskmiskomandos. Sellel mehel, ta on ise ka haavatud ja tal on siis tükk keelt minema lastud, et siis ta selle järele jäänud keeletükiga üritab seletada, mismoodi see asi käib. Et see on väga õudne ja samal ajal väga naljakas, et kuidagi see teos sööstab ühest äärmusest teise sellisena nagu ta on ja säärasena ta mõjub tõesti. Ma ei ole kindel, et siit üldse tasub mingit patsifismi või sõjavastasust otsida, et see linn kirjeldab samamoodi teistsuguseid olukordi, kuhu ta on sattunud ja ta kasutab seda ainest ära ja samamoodi ta on ikkagi elu lõpuni uhke selle üle, milles ta osales, ta on uhke oma autasude üle, ta sai 2 olulist sõjalist aumärki, sõjaristi ja sõjamedali ja lõpuks need samad autasud päästavad ta ilmselt kättemaksuaegadel, et Prantsusmaal neid asju hinnati, mida keegi Esimese maailmasõja ajal tegi, kui läks kollapoode otsimiseks. Et see on selline kummaline, vastuoluline lugu. Et seda raamatut võib lugeda ka lihtsalt kui väga head kirjandust või sellist mõjuvat kirjandusteost. Aga jah, ma saan aru, kuhu sul see mõte liigub, et ega me sellest sõjast ei pääse praegu. Teemast. Mis puudutab seda Céline'i uhkust oma medalite üle, siis sellega tegelikult on nii, et seal on midagi väga nagu kummalist. See on nagu väga korduvalt dokumenteeritud, tema kirjad tema vanematele on alles, et nagu päris elus oli ta täie mõistuse juures, läks täie mõistuslikult sõtta, tegi seda ise kõike omal tahtel ja kirjutas oma vanematele ka selles stiilis kirju, et mina, teie poeg, olen valmis surema kodumaa eest ja nii edasi, aga tema kirjandustekstides on see kõik risti vastupidi. Kirjandustekstides on see ainult absurd, tema vanemad on lihtsalt grotesksed monstrumid, kes kujutavad ette mingisugust kangelaslikku poega kusagil mingisuguse mõõgaga vehklemas. Nii et tegelikult see ei ole päris kindel, nagu ma arvan, et me ei saagi kunagi seda päris tõde teada, et kus on see uhkus medalite üle ja kus on see, mida ta päriselt arvas, sest see, mida sa ütled kirjandusteoses, see on ju ka tõde. See on lihtsalt teistmoodi tõde ja mulle tõesti tundub, et tegelikult ta oli ikkagi patsifist ka, nii absurdselt, kui see ei kõla, aga see tema kogu loomingut läbiv nagu sõjamotiiv ühel või teisel kujul, see tuli teataval kombel sellest traumast, mis ta sai Esimese maailmasõja ajal. See tegi temaga väga imelikke asju. Lõpuks see võttis mingisuguse moondunud ja sellise nagu kõik me teame, mis kuju, aga lihtsalt, et see patsifism ikkagi, see ei ole päris vale ka, sest ta ei tahtnud mitte kunagi mitte kellelegi sõda. Aga sina, Sveta, kirjutasid ühe artikli, ma arvan, see oli Päevalehes või Delfis või nüüd hiljuti. Ja sa kuidagi ütlesid seal, et sul on olnud nagu igasuguseid mõtteid seoses Ukraina sõjaga.
ja ma ei mäleta, kuidas sa seda täpselt sõnastasid, aga ühesõnaga see oli kuidagi nii, et nüüd, kui ma lugesin Louis Ferdinand Céline'i Sõda, et siis see on nagu nii kole ja nii rõve, et ma ei tea, kas ma seda enam mõtlen või see oli kuidagi seotud mingisuguste selliste mõtestatud sammudega tänases Eestis, et kui meie peame inimestena mõtlema igal jumala päeval, et mida me teeme, kuidas me käitume, mis me peame tegema. No just, et ma arvan, et me kõik oleme siin ikkagi vaikselt mõelnud, et kui juhtub see, et sõda peaks eskaleeruma ka meie pinnale, et mitte ainult hübriidsõja mõttes siis, vaid nagu päriselt siis, et mida siis me teeme. Ja see selline trajektoor on ju alates sellest mõttest, et ma jään juba praegu, räägin näiteks naiskodukaitsega, sest ma tahan olla kasulik, eks ju. Aga samal ajal ma mäletan, kui ma lugesin Céline'i ja tema just esimest poolt tegelikult tekkis siuke, et nagu oleks, ma ütlen, et kui ta sai selle mürsu pähe ja nagu ta ütleb, et sõda jäigi talle pähe, eks ju, et see on ka see, nagu mingis mõttes ta räägib oma sellist ka kirjanduslikust, sellisest tulevikust, ütleme nii, et see sõda ei jätagi teda enam maha selles plaanis. Et see on ta peas, see on ta kehas. Et lihtsalt see grotesk seal, mida ta kirjeldab, mõjus nii kummalise kombel ikkagi realistlikult mu jaoks, et siis sa tekib tunne, et aga issand jumal, et ma võin praegu heroiliselt mõelda siin igasuguseid toredaid mõtteid, aga mis siis juhtub, kui päriselt juhtub. Et Céline'i lugedes ma ikkagi veeratasin neid mõtteid edasi selles plaanis, et ei tea tegelikult ju. Aga selles mõttes võib-olla ma tahaks ka veel natukene, et siinsetele inimestele võib-olla natukene julgustada neid, et tegelikult sõda on kogu oma koleduses ka ikkagi väga naljakas raamat. Selles mõttes nagu kogu Céline'i looming, et tegelikult, et võib-olla ka see, mis mind tema juures ka paelub, et see sama ekspressiivsus või ekspressiivsuse või afektiivsuse taotlus, et ta nagu kuidagi, tema see nagu gaasi vajutamine groteskile on alati kuidagi nii sümpaatne, et isegi kui sa loed seda jõledust, sa loed seda edasi ja edasi, see mingil hetkel muutub täiesti selliseks absurdseks, et sa ühelt poolt nagu tajud seda rõvedust ja teiselt poolt sa nagu ka mingis mõttes mitte otseselt küll naerad, aga sa lihtsalt nagu, et ta kuidagi nagu vabastab ka selle kirjanduse lugemine, et selles mõttes ta tõesti ei ole kuidagi didaktiline, ta ei loe moraali, mulle tundub tõesti, et Céline ei loe moraali mitte kuskil üheski oma selles mõttes raamatust ja tema kõik sellised kangelased või ta ise, kes ta on seal või tema vanemad selles groteskses mõttes või sellised nagu grotesksed väikekodanlased, eks ju, kellel on jälle näidatud väga teatud sellise karikatuursete väikekodanlastena, et ta kuidagi vabastab just nimelt selle sama groteski kaudu või vähemalt, et see, et kuidagi nagu, mis on mind ikkagi siiamaani köitnud tema sellises loomingus, et ta kuidagi suudab kirjutada või kirjeldada need asju sedasi, et ta mõjub korraga naturalistlikult, aga samal see ei ole naturalistlik, see lihtsalt, et ta need hüperboolid, mida ta kasutab, see ülevõlli huumor, et see kuidagi muudab minu jaoks ka teda kuidagi selliseks empatsipeerivaks autoriks korraga. Et ta nagu annab selle oma hüperpoolsusega ka natukene sellist hingamist korraga. Et see on nagu oksüümoronlik, aga ta ongi väga vastuoluline selles mõttes, et teda ei olegi. Et siin teda annab, mulle tundub nagu nii mitmest küljest tegelikult analüüsida ja talle läheneda. Et see on see, mis teebki tast hea autori tegelikult, miks me jälle räägime temast. Et ükskõik kust kohast lähened, sealt leiab jälle nii palju, millele võiks mõelda või et jah. Ja ma tahaks ka öelda, et Céline, Heili ütles siin päris tabavalt, et siin on kaks inimest. Üks on Louis Ferdinand Destouches, kes läheb uljalt sõtta ja kes kasutab ära oma isa tutvusi selleks, et saada koht Londoni saatkonda sõjalise missiooni juurde või konsulaarprobleeme tollel ajal siis, kuna sõda käis, siis lahendasid sõjaväelased seal, ta kasutab ära oma isa tutvusi, kes ei ole üldsegi väike kodanlane, selleks, et saada endale erapraksis, mis küll läbi kukub. Ta saab haavata käest ja mitte peast ja selle kõrval on kirjanik Céline, kes on targem kui see indiviid, kes kirjutab
kes on sügavam, kes mõistab midagi olulist inimsusest ja kes on kogu aeg ametis sellise omalaadse röntgeniga, et ta vaatab inimesi ja siis näitab, mis seal sees on või mis võib nende hinges toimuda. Ja kogu aeg on selline autofiktsioon. Sõda jäi mulle pähe. Ta isegi räägib, et mu haavata saamine oli nii ränk, et mul välihospitalis sooritati trepanatsioon, et see kolju, mis mul siin on, ei ole üldse ehtne. Ja selline oma legendi loomine, et see kestab tal elu lõpuni välja ja tore on, aga ikkagi siin on väga suur kirjanduslik meisterlikkus ja ei ole vahet, millest ta kirjutab, lõpuks isegi avaldatakse ära tema doktoritöö, mille nõudmised küll ei ole võrreldavad tänapäevase doktoritöö nõudmistega, et see ei ole päris klassikaline teadustekst. Ja pamfletid, kõik läheb. Et vaieldamatult oli ta üks sajandi autoreid, võimalik, et tõesti 3 tippautori seas. Ja see kirjanduslik andekus ongi, mis on siin peamine. Aga huvitav on see, et me räägime sõjast, samal ajal see lugu on hospidalist ja mitte sõjast. Sellepärast, et sõda me näeme ainult esimesel 2 leheküljel ja kogu see lugu areneb just nendes tingimustes, mis juhtub inimestega, kui nad on sõjast pääsenud. Ja kõik need kummalised tüübid, kaasa arvatud see perverdist naisterahvas, kes ilmselt saab aasta ahistaja preemia, kes erutub, kui ta saab sõdureid käperdada ja eriti Hiinas on siis amputeeritud või invaliididest sõdurid, et seal tuleb see inimsuse kummaline pool välja. Ja samal ajal on seal niivõrd kauneid lauseid või just sellesama robustsuse või naturalismi kõrval. Et sellest raamatust on võimalik kapitaalselt mööda rääkida. Seal ei ole sõda. Seal on absurdsed juhtumid välihaiglas. No ja muidugi samal ajal nad ei oleks sinna välihaiglasse sattunud, kui ei oleks olnud sõda. Ja see sõda ikkagi ju on nende pea kohal kogu aeg, sest kuigi nemad on haiglas, aga see on ikkagi näha kogu aeg ju igas lauses, igas punktis, igas komas, et tegelikult kõik kardavad oma elu pärast. Sõdurid kardavad, et nad lastakse maha või saadetakse rindele tagasi. Peaarst kardab pommitamist. Nunnad kardavad veel igasuguseid erinevaid asju. Need pommid langevad neist alguses paari kilomeetri kaugusel, lõpuks nad juba langevad nii lähedale, et nagu seal on üks selline kelmikas lõik, kus öeldakse, et üks, ma ei mäleta, mis ohvitser nii hirmsasti kartis, et ta oma 2 hobusega läks selles linnas notari juurde teisele korrusele, et tal oli nii suur hirm. Ühesõnaga, sõda justkui ei ole teema, aga samal ajal see nagu hoiab seda kõike koos. Aga see, mis sa ütlesid enne, et meil on kirjanik Céline ja tsiviilisik Louis Ferdinand de Touche, see on midagi niivõrd kummalist, et need pamfletid, need kurikuulsad pamfletid, näiteks Julia Kristeva või Julia Kristeva, nagu teda Eestis nimetatakse, tema on öelnud nende pamfletide kohta, et isegi pamflettides hoolimata kõigest säilib tema stiili metsik ilu. Aga näiteks Jonathan Littell, kes ka väga peab Céline'ist lugu,
siis kui Prantsusmaal paar aastat tagasi oli jälle järjekordne suur arutelu Céline'i ümber, et kirjastus Gallimard peaaegu hakkas avaldama pamflette kommenteeritud kujul, aga ikkagi, et nad avaldada, siis näiteks Liddell ütles, et on täiesti ilmselge vahe või noh, mingisugune selline täiesti tunnetuslik erinevus, et kui sa loed Céline'i lauseid kirjanduses, siis sa, isegi kui see sisu on õudne, aga see kirjanduslik osa sinust rõõmustab igal hetkel. Ja kui see sama inimene kirjutab pamflette, siis ootamatult see on nagu surnud tekst, et see nagu, et kukuvad nagu mingisugused telliskivid kuhugi nagu musta sügavusse ja sealt ei tule vastu mitte midagi. Et kuidagi mingisugune nagu selline väga-väga suur vahe on sellest, nagu kas ta teeb kirjandust või teeb ta neid oma muid tekste ja see on, noh, see on mõnes mõttes, ma arvan, vist ka lahendamatu saladus. Või noh, see tähendab seda, et inimolend on seletamatu kokkuvõttes. Ega meie siin seda ka täna ära ei seleta. Aga lihtsalt, et, noh, et sellest on nii palju räägitud, et kuidas sa saad olla korraga nagu niivõrd geniaalne kirjanik ja siis samal ajal öelda selliseid asju, nagu ta on öelnud. Aga nüüd, kui mõelda, et see raamat on nagu siin on juba mitu korda öeldud, et ta on nüüd avaldatud, eks ole, Eestis sellisel täiesti soliidsel kujul, Hieronymuse sari, kommenteeritud, kujundatud, sätitud, aga samal ajal ta on mustand. Et kas see nagu teadmine teie jaoks nagu muutis midagi? Et me nüüd ei loe seda, mis autor oma teadmise avaldas. Esiteks hakkasin kohe mõtlema, et peab kõik oma toorikud ära hävitama enne surma, kohe kindlasti, sest et ma tõesti sain aru, et kui mul on mingisuguseid kirjanduslikke katsetusi, mida ma ei taha, et tulevikus keegi loeks, neid igaks juhuks peab ikkagi hävitama. Et see oli esimene mõte. Aga teine mõte oli ikkagi see, et ju siis ma ikkagi lugesin ka kuidagi teise pilguga seda, et sa tead, et autor ei tahtnud, et seda loetaks nii. Võtsin arvesse, aga ikkagi lugesin. Ja sa tead, et see on toorik, sa tead, et see tõenäoliselt olekski muudetud mitmel korral toimetatud nii. Aga siis mulle tundub, et ma paningi selle filtri või need prillid ette, kus ma lugesin seda täpselt või üritasin vähemalt lugeda seda sellisel kujul, et ma tean, et see ei ole lõpetatud tekst, ta on täpselt fragment, ta kuulub sellesse teatud perioodi ja minu jaoks tegelikult see kogemus otseselt, ma ei ütleks, et ta midagi nüüd muutis mu jaoks, et sa paned selle filtri ette, sa võtad selle arvesse, aga Céline'i huvilisena sa ikkagi tahad lugeda, sa ikkagi tahad ja näha ka võib-olla mingis mõttes seda ka võrdlusmomenti, millest siin enne sai räägitud, eks ju. Et kui sa võtad selle teksti näiteks ja sa võtad selle teksti, siis on ikkagi täpselt ka seesama kirjutamise viis, siin on vahe sees. Et see, ma kogu aeg pöördun, üks mu lemmik kohti selles raamatus Surm järelmaksuga on see laeva oksendamise stseen. Ma mäletan, et kui ma lugesin seda, siis ma naersin nii hullusti, et ma mõtlesin, et ma tõesti, sest see viis, kuidas ta suudab nagu teksti kirjutada, et ta on korraga vulgaarne, ta on korraga naljakas, et see ei ole see sama ka Céline, kes on selles sõjas. Et seda on nagu tunda. Aga seda huvitavam mulle tundub kirjanduse huvilisena ongi just nimelt vaadata, et see ongi siis see tema toorik või see ongi see, kus ta nagu alustab. Justkui. Aga see ei ole see, kuhu ta nagu, mida ta tahaks, kuhu ta ideaalis oleks jõudnud. Ja minu arvates sellisel viisil on seda väga, ma ütleks, täitsa tore lugeda tegelikult, võttes arvesse neid asju, Mina alustasin põnevusega, et taas kuidagi märupilt tekib, et ma olin Rahvaraamatu poes ja vaatasin, et et keegi on sõja ära tõlkinud. Ja mõtlesin, et see on Heli Allik ilmselt ja oligi.
ma hakkasin lugema seda kohvikus ja ma ühe hooga lugesin läbi pool raamatut, siis mõtlesin, et oleks vist viisakas see raamat ikka ära osta, kui ma olen teda juba nii palju lugenud. Ja mulle meeldis seesama toorus või robustsus, mis seal on. Lisaks see, et ma olin lugenud tema kürassiiri päevikut, mis on lihtsalt fragmendid sellest ajast, kui ta otsustas, et väga hea mõte on 1913. aastal vabatahtlikult kürassiiridega liituda ja mis seal kõik juhtus, võime sellest veel eraldi rääkida. Ja ma olin alati tahtnud teada, et mis juhtub enne seda, kui reis öö lõppu ikkagi lahti läheb, et see eellugu tundus nii põnev. Aga nüüd me jõuame huvitavale tehnilisele maastikule, et kuidas tõlkida mustandit, nii et oluline jääks alles, nii et jääks ka ehk alles see mustandi tonaalsus ja see, et tegemist on millegi algse ja värske ja lihvimata teemandiga. Ja siin nüüd, Heli, sa oled seda vestlust sundimatult mängluva kergusega juhtinud, nagu ütleks Anno Aitinen, aga nüüd küsiks mina sinu käest, et kuidas see sul õnnestus, et kuidas on võimalik tõlkida mustandit tervikteoseks, nii et see haakuks nüüd kõigi nende ülejäänud teostega, mida sa tõlkinud oled? No ja see oligi, ega see kerge ei olnud. Ma olen sellest natukene rääkinud ka. See oli alguses selles mõttes, ikka ma tegin kõik valesti. Ma tegin kõik nii, nagu peab. Tõlkisin korralikult ja siis see lendas kõik prügikasti, sest ma sain aru, et kui see linn võib-olla ka ühesõnaga, et kõik see, mida ma temast olin senimaale teadnud ja ometigi täna, või sellel aastal saab just 30 aastat, kui see linn on minu elus olnud, sest see oli aastal 1995, kui üks humanitaarinstituudi täiesti hull prantsuse õppejõud esimest korda see linnist meile rääkis. Et ühesõnaga, mul oli justkui tunne, et ma tean nagu juba nii mõndagi, selle raamatu tõlkimisel justkui pidi kõigega nullist alustama, sest ta teeb siin nii palju selliseid asju, mida ta tavaliselt ei tee. Ja ühesõnaga, ma üritasin tõlkida täht-tähelt korralikult, seal, kus see linnil oli halb nii-öelda stiil, seal tegin ka mina seda, kus oli arusaamatus, seal tegin ka mina selle, siis ma sain aru, nii ei saa üldse, see lendas kõik prügikasti. Ja siis lõpuks ma lihtsalt üritasin siis nagu saada aru, et Eestis seda ikkagi loetakse kui kirjandust ja ma kokkuvõttes pean simuleerima, et see on mustand, aga see on hoopis teine asi, kui et see oleks päris mustand. Et see on umbes see vahe vist, nagu, et kui teatris oleks näiteks see, et ühesõnaga, et see vahe, et inimene on päriselt surnud, ta on lihtsalt surnud, eks ole, ja siis teatrilaval näitleja näitleb, et ta on surnud, et seal on mingisugune väga, väga suur vahe. Aga mis mulle nüüd endale ka tegelikult selgeks sai kokkuvõttes, on see, et tõlketekstide puhul räägitakse tihti mingisugusest sellisest asjast nagu töömaht ja tõlkija panus ja et ikka kuidagi seda kõike on võimalik mõõta ja et on mingisugused nagu tehnilised näitajad, mille järgi saab kuidagi jagada mingisuguseid medaleid ja aukirju ja ühesõnaga, et see on kuidagi nagu objektiivselt kuidagi nagu kirjeldatav, aga mina sain küll aru, et tegelikult see tõlkimine, selle raamatu tõlkimine kokkuvõttes, eks ole, seda teksti on 125 lehekülge ainult, aga mõnes mõttes on seal nagu kogu minu elu või siin on nagu destilleeritud nagu kõik see, mida ma olen 51 eluaasta jooksul kuidagi õppinud, aru saanud, ära visanud,
milles ma olen läbi kukkunud, milles ma olen haiget saanud, milles ma julgen olla mina ise, milles ma julgen sõita käed lahti. Et ühesõnaga sellise teksti puhul me ei saa rääkida ei nagu sõnatasandist ega isegi mitte lause tasandist, vaid see on kuidagi nagu tervikuna, kuidas mina julgen, oskan ja saan selle teksti suhtes olla. Ma räägin nüüd midagi väga segast, sest ma ise avastasin selle alles hiljuti. Kui Tiit ütles, et ta kavatseb seda küsida, siis ma mõtlesin alguses, et mis asi see siis nüüd on. Ja siis ma saingi aru, et tegelikult küsimus ei ole tehniliselt selles, et kuidas ma leidsin argoo või küsimus ei ole tehniliselt selles, et kuidas täpselt need esimese maailmasõja auastmed olid või et kuidas need masinad seal täpselt sõitsid või kes kuhu läks või mida tegi, vaid küsimus on lihtsalt tõesti, kuidas mina tõlkijana tervikuna suutsin kuidagi suhestuda selle tekstiga. See ei ole selline tekst, mida saaks võtta kuidagi tükkideks lahti. See on midagi niisugust nagu, see on absurdne nagu kõrvutus, aga nagu tänapäeval on netitekstid, et sa ei saa sealt tõlkida ühte lauset, vaid kui sa tõlgid või kui sa tsiteerid, siis sa pead võtma kogu kupatuse, sest ta lihtsalt nagu toimib sellise kamakana. Vanasti me olime kuidagi harjunud opereerima nagu mingite selliste mõistetega, eks ole, nagu sõna, lause, lõik. Sellel puhul see niimoodi nagu päris ei töötanud ja ma täiesti rahulikult tegin sellist asja lõpuks, et kui ma näiteks leheküljel 23 ei suutnud leida mingisugust adekvaatset vastet, sest ma lihtsalt ei suutnud, siis leheküljel 58 ma rahulikult kompenseerisin. Ja lihtsalt ma sain aru, et teisiti ma ei saa seda simuleerida, et see on mustand, et ta on kirjutanud selle kuidagi kiirustades, kuna see linn, eks ole, oli arst, tal ei olnud kirjaniku palka, tal ei olnud kunagi aega pühenduda oma loomingule, ta sõitis ühe patsiendi juurest teise juurde ja siis kuidagi trammis kirjutas ruttu 3 lõiku, siis kihutas jälle kuskile edasi, paiskas midagi kiirelt paberile, nii nagu torust tuli ja mõeldes, et siis ta hiljem hakkab nagu sellega tegelema. Vot nii, selline pikk ja segane vastus Tiidu lühikesele küsimusele. Ma tahtsin lihtsalt kõrvalt kommenteerida, et ma tahtsin enne just küsida su käest seda, et kuidas näiteks tõlkimine materialiseerub kuidagi sinu just nimelt kehas. Aga sinu vastus kuidagi nagu vastas sellele minu küsimusele praegu, kuigi oli Tiidu küsimus, aga selles mõttes, et mulle tundub, et igasuguse teksti loome või isegi lugemine või tõlkimine, mida ma ei ole väga teinud, aga ta kuidagi väljendub selles mõttes just nimelt kehaliselt, et ta avab mingisuguseid kanaleid ja ta paneb meid teistmoodi tunnetama, just nimelt seesama afektiivne level. Ja lihtsalt, kui sa räägid, siis ma saan aru, et tegelikult ma sain vastuse oma küsimusele praegu ja lihtsalt tahtsin kõrvalt niimoodi öelda. Et ei olnud üldse segane, ma kuulan mingi ma sain aru praegu, jah. Et kuidas see võiks materialiseeruda, jah. Ei, aga tegelikult see materialiseerubki iga päev niimoodi, et mul ei ole tingimata hommikul ärgates hea olla ja siis samal ajal ma ei oska seda ka endale täpselt sõnastada, sest see on nii keeruline, nii põhjatu, nii arusaamatu, miks mul ei ole hea olla. Ja tihti kuidagi ka küsitakse, et need raamatud on ju nii sünged ja nii negatiivsed ja et nagu Jean Giono on öelnud Céline'i kohta, et kui Céline oleks mõelnud kõike seda, mida ta kirjutas, ta oleks ennast ära tapnud. Et kuidas niimoodi saab. Aga mul on just nagu tunne, et nende sõnade läbi, kui ma lasen need nagu läbi enda, et mind see kohutavalt aitab ja see aitab ka täiesti füüsiliselt. Ma ei oska mediteerida, ma ei oska lõdvestuda. Alati, kui ma käin joogatrennis, siis minule on see
lõpumeditatsiooni ja lõdvestuse osa kõige piinarikum, sest ma lähen siis kuidagi eriti ärevaks ja noh, kõik sellised nagu aktseptaablid tehnikad on mulle üle jõu, aga vot see linn töötab kuidagi nagu ravim ka mingil kombel. Kuidas ma tahtsin just öelda, et mulle ta mõjub kohati just, noh, see võib-olla läheb selle emantsipatoorse mõttega, et ta mõjub teraapiliselt kummaliselt tegelikult. Et kogu oma selles jõleduses, mida näitab, sest et ta ei näita tõesti inimest kuidagi ilusana, ta ei ilusta, ta mingis mõttes ta jällegi, ma lähen selle keha juurde tagasi, et ta natukene nagu lõikab lahti inimese ja näitab kogu selle sisemuse, nii-öelda selle objektsuse või rõveduse, kõik need soolikad kuidagi on hästi esil aga kuidagi jah, see, et ta paneb sind seda koledust, seda hüperbooli võtmes vaatama ja kogema, ta mõjub kuidagi jah, oma ette nagu teraapiliselt selles plaanis, et ma ei tea, kuidas Tiidul on sellega. Jah, et siin ei saa jällegi kokku panna Celin'i ainest ja Celin'i võib-olla programmilist kirjutamist, et see tema maailm on ikkagi jumalata maailm ja trööstitu maailm ja 100 perverdi kohta ootamatult tuleb 2 toredat inimest, kes on ka poolenisti perverdid või reetlikud, aga nüüd need 2 tõusevad esile. Et see on ikkagi väga groteski viidud kõik ja tõesti siin võib inimkonda usu kaotada, et see maailm on väga trööstitu ja seal puudub igasugune lunastuse mõte või midagi helgemat. Aga see, kuidas ta nüüd mõjub, jah, see on midagi muud. Ja see, mida Sveta on rääkinud kehalisusest ja sina mainisid kamakat, et praegu ju kvantfüüsikas on populaarne teooria, et kõik on laine ja kõik on osake ja see kõik on muutumises ja liikumises ja nüüd Celin'ist on mõned üksikud salvestused isegi säilinud, kui ta üritab seletada, mida ta teeb. See on liikumine, see on metroo, kõik koliseb, kõik liigub ja siis ta räägib ennast hingetuks ja nii on. Aga võimalik, et ta oma selle stiiliga ongi tabanud ära selle laine ja osakese liikumise sõltumata nüüd sellest, mida ta parajasti kirjutab. Ja ma kunagi küsisin ühe prantsuse literaadi käest, et milline peaks olema see romaan, mis prantslastele korda läheb või mis neid kõnetab, kui me räägime siin eesti kirjandusest või Põhjala kirjandusest. Ja tema ütles, et see peab nalja saama, et huumorit peab olema. Ja mul on tunne, et see sama absurd, grotesk huumor ongi, mis on neid teoseid hoidnud lisaks autori vaieldamatule kirjanduslikule andekusele või isegi geniaalsusele. Ja siin tekib mõte, aga mis siis, kui elu ongi selline? Et ühel hetkel on väga õudne ja järgmisel hetkel on väga naljakas. Ja siis on jälle õudne. Et igaüks leiab siin oma vastuse, aga siin on tõesti hirmus hoog taga ja seda metroo kolinat on tunda ja heli on seda hoogu ikka suurepäraselt edasi andnud, et me räägime siin ju sinu tõlgetest, et see linni lipp lehvib, aga need tõlked on ju uhked. Ja mis puudutab seda tohutut tema pessimismi ja niisugust negatiivsust ja kogu seda meeleheidet, siis üks inimene, kelle nimi on René Schwab, see on niisugune kummaline nähtus nagu juudi perest pärit intellektuaal, kes kusagil 30-ndates pöördus katoliku usku ja tema on kirjutanud Celin'ile niisuguse kirja, see on avaldatud ka ühes nendest 100 Celin'ile pühendatud kogumikest ja ta kirjutas Celin'ile sellise kirja, et mitte ühegi kriteeriumi järgi, et eks ole, ma olen juut ja ma olen katoliiklane ja ma olen vasakpoolne intellektuaal ka lisaks kõigele, et mitte ühegi kriteeriumi järgi ma ei tohiks pidada teie loomingust üldse lugu.
ja ometi ma tunnen seal midagi väga sügavat ära ja ta ühesõnaga kokkuvõttes ta ütles, et lugupeetud härra Louis Ferdinand de Touche, et teie maailm on ehitatud üles täpselt nii nagu tõelise uskliku oma, ainult et seal, kus usklikul asub Jumal, asub teil Jumala puudumine. Ja mulle tundub, et mõnes mõttes on nagu väga tabav ja et see Céline'i meeleheide tuleb mingis mõttes nagu sellest Jumala puudumise tajust või sellest tundest, et midagi võiks olla, midagi peaks olema ja siis teda ei ole, et ta kohutavalt tahaks, et midagi oleks ja sealt tuleb see frustratsioon, sest tihti on ju see, eks ole, et kui on lootusetus, siis on ju kõik korras, siis on ju rahu. Probleem algab siis, kui on mingi lootus, siis on veel see pinge, siis tekib see pahameel inimeste vastu, et miks te olete nii lollid, miks te olete nii nõmedad, miks te tapate üksteist, miks te teete nii, miks te teete naa. Et tegelikult ta justkui nagu ootas inimesest midagi väga head ja ilusat ja siis see lootus kuidagi kogu aeg nagu ei realiseerunud. Aga no jah, Céline'i kohta on nii palju öeldud ja arvatud, et see lihtsalt kuidagi on üks asju, mis mulle kuidagi on alati nagu meelde jäänud. Aga see, mida rohkem aeg edasi läheb, seda rohkem tekib kirjanduses see probleem, et me ei saa enam nii kergesti öelda, et oli see autor, milline ta oli, aga võtta, et see tema looming ja et järjest rohkem on küsimus, et kas autori isiklikku elu, kas tema vaateid, kas tema tegusid saab unustada, kui ta on teinud midagi, mis meie vaatepunktist aastal 2025 on täiesti ennekuulmatu ja samal ajal, kui ta on endiselt geniaalne kirjanik. Eks ole, Céline kirjutas oma pamflette ja see on eitamatu fakt. See, miks ta neid kirjutas, see muidugi on iseasi, selle kohta on ka 1000 teooriat. Üks teooria hästi lihtne on see, et kuna Céline'i elus on olnud hästi palju naisi, aga on olnud 2 suurt naist, keda ta on tõesti armastanud rohkem kui midagi muud. Tema esimene suur armastus oli Ameerika tantsijanna Elizabeth Craig ja kui Céline kirjutas Reisiöö lõppu, siis Elizabeth Craig oli temaga ja siis ta jättis Céline'i maha, läks Ameerikasse. Ja üks teooria on see, et kuna ta kolis kokku ühe Ameerika rikka juudiga, et siis sealt tekkis Céline'i antisemitism. Teooria number 2 on see, et kui Céline kirjutas Reisiöö lõppu, siis see sai tohutult, eks ole, hea vastukaja, see oli kirjanduslik revolutsioon, siis paar aastat hiljem kirjutas ta Surm järelmaksuga ja see tekitas pigem viha ja pahameelt, ta sai isegi tapmisähvardusi ja see keeras midagi Céline'i peas väga tuksi. Tema pamfletid ilmusid vahetult peale Surm järelmaksuga ja ta on ka öelnud korduvalt kirjades oma kirjastajale ja teistele sõpradele, et minu ja lugejate vahel on sõda ja kes mind kaitses, kui tuli Surm järelmaksuga ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tema viha objektiks, tema neuroosi objektiks said juudid, see mõnes mõttes tundub, et võis olla ka täielik juhus, et see oleks võinud olla ka ükskõik
kes või mis, sama hästi ta oleks võinud hakata vihkama ämblikke või ma ei tea, punast värvi, aga no ühesõnaga ta kirjutas väga antisemiitlikke pamflette, teise maailmasõja ajal mehkeldas natsidega ja see on täiesti eitamatu fakt, nii. Ja samal ajal on meil need kirjandusteosed. Et mis me sellest arvame? Sveta, mis sina arvad sellest? See ongi siuke korralik pingeväli, ütleme nii, et võib-olla enne kõiki neid sõdu, mis meil siin toimumas on, olekski saanud ehk lihtsalt, no mitte päris nii, et lihtsalt, aga kuidagi mõtestada, et loen Heideggeri, loen Céline'i, nii. Tean, mõlemad on teinud asju, millega ma ei ole absoluutselt nõus, aga kui sellised nagu päris asjad toimuvad samal ajal, siis on võib-olla natuke minul isiklikult keeruline mõista selliseid tema päris elulise samme, sest et minu jaoks ikkagi, ma ei tee siin nagu selles mõttes vahet ikkagi, et autori mina ja jah, see, mille eest sa seisad inimesena, on minu jaoks nagu kõige alus, selles mõttes ka alus sinu loomingule ja nii edasi. Aga miks ma siis teda loen, eks ju? No just. Et see on huvitav küsimus. Mulle tundub, et teda saabki või peabki lugema seda konteksti arvesse võttes, et nii-öelda asetama ta sellesse kohta, kus et sa ei loe teda, ütleme nii puhtalt, et hermeneutiliselt, nii et ma loen ainult teksti, mina seda ei suuda. Aga ja ma arvan, et ei peagi suutma tegelikult. Aga võib-olla nagu miski asi, mis minu jaoks teeb lihtsamaks, see, et on surnud. Vabandust, et ma ütlen nagu samamoodi Heideggeri, et kui mul on näiteks toon näite üks bänd, kelle minu lemmikbänd, olen käinud mitmel kontserdil, Die Antwoord, võib-olla olete kuulnud, siis sain teada, et see üks noormees seal vägistas naise, pärast seda ma pole suutnud kuulata enam seda bändi üldse, 0. Aga ometigi Céline'i loen. Ja see on jah, miski asi, mille peale ma mõtlen, et kus see piir ikkagi nagu jookseb või millal ma nagu ütlen mingisugusele asjale jah ja millal ma ütlen ei. Ja need asjad tihtipeale ka ei kattu ja ongi oma täiesti pingeväljas. Ja ma ei usu, et ma kuidagi nagu lõpuni saan endale ära seletada selle, aga jah, see on miski, millele peab mõtlema, mulle tundub vähemalt, et see ei ole see eriti praegusel hetkel. Ma ei saa lihtsalt silmi kinni pigistada, kui ma tean, et inimene on teinud selliseid asju, eriti veel võttes arvesse tänast päeva. Mulle tundub, see on nagu eriti nagu küüniline oleks. Ja. Mulle tundub, et Céline sarnaneb punasele Londoni bussile kohati, mille teisel korrusel ei ole juhti. Et see, mida ta teeb, ta 44. aastal leiab, et väga hea mõte on või suunata oma säästud Saksa panka. Et ta teeb absurdseid otsuseid ja siin on geniaalne kirjanik ja inimene, kes on kohati kummaline, vastuoluline juhm. Ja nüüd, Sveta ütles jah, õigesti ära, et igal ühel on oma taluvuspiir, millal see jõuab kätte, millal ei jõua. Ja ma usun, et miks Céline püsib hoolimata sellest antisemitismist ja oma koostööst, väidetavas koostöös sakslastega, mis on ka selline küsitav siiski on, et igaüks lugejatest tunneb ära temast selle mässaja ja mässaja on meis kõigis, kaasa arvatud inimestest, kes käituvad justkui väga siivselt. Ja see on üks põhjus, miks ta on pääsenud tühistamisest. Teine asi, kui me võtame antisemitismi, võimalik, et siin on abiks veidike ajaloolase pilk. Ma rääkisin ühe Prantsuse bukinistiga selles samal antisemitismi teemal ja konkreetselt Céline'ist. Ja tema ütles mulle, et teate, minu vanaisa 30ndate Pariisis oli juuti antisemiitik. Et see jällegi õigustamata või puhtaks pesemata, et see oli ühiskonnas olemas erinevatel põhjustel. Ja see on ka üks Prantsusmaa nägudest,
kui me loeme Mirbeau Toaneitsi päevikut, siis seal on väga tugev antisemiitlik joon ja nüüd seda maastikku me ei saa hinnata 2025. aasta sellise mõõduga. Jällegi seda ei ole põhjust ka unustada, aga ma tunnen, et seesama Céline'i sõgedus on mind lugejana kuidagi pannud teda mõistma, et ta teebki vastuolulisi asju ja eks teda ole püütud tühistada juba pikka aega, aga kuidagi see on läbi kukkunud ja mingil põhjusel on ta püsima jäänud. Ma usun, et neid tühistamisi tuleb veel, et see küsimus ei ole lahendatud. Üks pamflett, kui sa rääkisid, Heli, sellest, mis toimus autori peas, et reis oli ülimalt edukas, surm kukkus läbi. Céline kirjutas kättemaksuks kriitikutele pamfleti Mea culpa pärast oma Nõukogude Liidus käiku, kuna tema teosed tõlgiti vene keelde ja Nõukogude Liidus autoritasu teatavasti ei makstud lääne autoritele. Küll aga kutsuti neid külla, et ajusid pesta. Céline käis Nõukogude Liidus ära, see, mis ta nägi, ei meeldinud talle üldse. Ta kirjutas, et siiski kommunismil on üks hea omadus, see näitab inimest sellisena, nagu ta on kogu oma sellises loomalikkuses ja varjuküljega. Ja ta kirjutas pamfleti Mea culpa, mis tema suureks hämmastuseks osutus äärmiselt populaarseks. Ma arvan, et see oli see hetk, kus tema selline kriitikameel jooksis lõplikult kokku, et siis ta ei saanud enam üldse aru, mis toimub. Ja ta ongi selline, kõige ehtsam provokaator kohani, ta provotseerib. Ta vaatab, mis saab. Ja nüüd selline tema poliitilised vaated on osa sõgedusest ja neid sõgedaid jooni leiab veel. Nii et kõik sellised Céline'i lugejad ja hindajad, ma usun, neis kõigis on mässa ja peidus, kaasa arvatud ühel ja teisel pool siin mõttelist joont. Kohati ta meenutab mulle tegelikult mõneti Kivisildnikku, et kus ma lihtsalt lõpuni ei saa aru, kas ta mõtleb päriselt seda, mis ta ütleb või teeb, või see on juba nagu mingi, ma ei tea, mis next level iroonia tema arvates, vaata, et sa saad, või siis ongi, et inimene on nii kaua juba praktiseerinud mingit väga veidrat rolliloomet, et ta ise hakkab uskuma seda, et jällegi ei oska analüüsida, aga lihtsalt mingitel hetkedel ma olen Kivisildnikut või tema tegemisi nagu vaadates või lugedes mõelnud sama, mis ma olen Céline'i lugedes, kui palju on selles mingisugust, sest et Kivisildnikul ka, tema suhe kirjanike Zunfti on ka väga kriitiline, väga negatiivne ja tal on nagu omas ajalugu, eks ju, kus mulle tundub, ta samamoodi tunneb, et kirjandusmaastik see kui selline ei ole, ja just, et Zunft ei ole tema suhtes olnud väga toetav ja siis tekib selline meeletu suur kontra ja viha ja see, et aga teie vasakpoolsed liberaalid, et siis ma hakkangi nagu mängima seda midagi muud, et kui ma olen üritanud lihtsalt nagu mingisuguse analüüsida enda jaoks, et aga jah, Kivisildniku fenomen on minust ka natukene nagu midagi sarnast sellele tegelikult. Kusjuures isegi ju ei saaks öelda, et Zunft ei ole olnud Kivisildniku suhtes toetav. Teda ikka ju toetati alguses tõesti kõvasti, tal oli nii palju fänne ja kuidagi see on mingi selline ülitundlikkuse küsimus, mis mingil hetkel võib nagu katki minna või midagi niisugust võib-olla ka. Aga ma pean lihtsalt lugema ette ühe tsitaadi, et kui me siin kuidagi üritame mõelda, et inimene ja autor, esiteks mul on tunne, et siin on ka mingisugune vahe kuidagi sellest, et kas me räägime nagu möödunud aegade kirjanikest või räägime tänapäevastest autoritest ja see ei ole mitte lihtsalt sellepärast, et möödunud aegade kirjanikud on surnud, vaid mulle kuidagi tundub, et siis oli ka nagu
kirjaniku ja kirjanduse ja lugeja ja kirjanduse suhe kuidagi teistmoodi. Et oligi nii, et kirjanik ja teos ei olnud üks, et seal vahel oli mingisugune igavikulisuse filter ja kuidagi seda, kuidas loeti kirjandust, kuidas vaadati kirjanikke, et see oligi ka üdini teistmoodi ja kirjandus aastal 2025 ei tööta üldse enam niimoodi. Ta ei ole ka enam niisugune, me ei otsi enam kirjandusest tihti mingisugust igavikulisust, me ei otsi mingisugust suletust. Kirjandus on muutunud millekski, mis võib igal hetkel muutuda nagu Facebooki postitus. Ta on avatud kõikidele lugejatele, ta on meiega samal tasandil, samal tasapinnal. Meil ei ole talle selliseid igavikulisi ootusi, aga siis on meil omakorda seda rohkem ootusi nagu kirjanikule. Tänapäeva kirjanikult me järjest rohkem ootame ka mingisuguseid moraalseid seisukohavõtte ja õiget käitumist. Ja see on midagi muud kui see, mis puudutab nagu möödunud aegade kirjanikke. Ja pealegi tõesti me ei saa muuta seda, kuidas 1930. aastatel mõeldi. Sest tõesti kolju mõõtmised, et saada aru nagu, kes see ikka see kõige targem rass on, see oli igapäevane nähtus, eks ole. Et see ja siin on mingisugune selline küsimus ka. Aga siis on üks selline tsitaat, selle kirjutas tegelikult Victor Hugo, kui ta kirjutas Shakespeare'ist, aga mulle tundub, et see kokkuvõttes võiks käia ka Céline'i kohta. Ta ütleb nii, Homerosele heidetakse ette verepulmi, millega ta täidab Iliase, Aichylosele tema koletislikkust, Hiobile, Jesajale, Hesekielile ja pühale Paulusele nende mitmeti mõistetavust, Rabeles'le tema nilbet alastust ja mürgist kahemõttelisust, Cervantesele tema salakavalat naeru, Shakespeare'ile tema teravmeelsust, Lucretiusele, Juvenalisele ja Tacitusele nende hämarust, pühale Johannesele ja Dante Alighieri'le nende pimedaid sügavikke. Neid etteheiteid pole võimalik teha teistele suurvaimudele, vähem suurtele vaimudele. Nende juures pole ei liialdusi, pimedaid sügavikke, hämarust ega koletislikkust. Ja mis neil puudu on? See. Vot see on mingisugune selline asi, et mul on tunne, et kuni inimene ei ole näidanud üles nagu suurt paranemist, ta ei ole näidanud üles, et ta 5000 aasta jooksul väga palju kokkuvõttes nagu oleks targemaks saanud, siis see on miski, millega me peame ikkagi kogu aeg tegelema, et sinna sügavikku nagu tuleb vaadata ja kahjuks võtab see mõnikord päris koleda kuju, aga jah. Ma vaatan, et kell on 7:30. Meil oli siin tegelikult veel asju, millest me pidime rääkima, aga kui publik on jäänud võib-olla tukkuma, siis teeks korraks ettepaneku, et kui keegi tahab midagi küsida või kommenteerida, siis praegu on see hetk. Enne kui ma küsin, mul on 2 sellist kommentaari või ääremärkust, et kui nüüd tuleb välja, et see Céline'i kohvritäis käsikirju, et need siis tulevad toimetamata kujul publiku ette, siis ma võin lohutuseks öelda või mis lohutuseks, et on selline arvamus, ma praegu ütlen umbisikuliselt, tegelikult see arvamus pärineb ühelt Vene hõbesajandi kirjanduskriitikult, kelle nimi mul praegu meelde ei tule, aga tema väitis, et kogu Lermontovi looming on tegelikult mustandid. Nii et annab mustandid küll avaldada ja neil on väärtus. Teine remark nüüd puudutavalt seda Céline'i antisemiitlust, siis vaadake Richard Wagner,
kirjutas ka antisemiitlikke pamflette. Ja on isegi teada, et kus see alguse sai, siis kui ta noore heliloojana prüüdis Pariisis läbi lüüa, siis seal tal oli mingi vastuolu või vastutöötamine ühe juudi impressaario poolt. Ja siis ta hakkaski kirjutama sellised, et juudid ja muusika, et see ei käi kokku. Et loojate puhul nad, sellised mingid isiklikud solvumised, ma täitsa usun seda, et see linn ühe oma armastatud naise kaotas ühele rikkale New Yorgi juudile ja sealt saigi see kõik alguse. Aga nüüd küsimus ka, et kui nüüd see linn oli see, kes prantsuse kirjandusse tõi siis selle tavakeele või nagu selle keele, mida siis ilmselt Prantsuse Akadeemia ei soovita või isegi ei luba. Et mind hakkas see täitsa selles mõttes huvitama, et kas see, mis keel see on, kas on Pariisi tänavakeel, kas see on läbivalt tema teostest või on seal siiski ka näpu otsaga seda Prantsuse Akadeemia soovitatud keelt, et mis need vahekorrad seal on? On see murre või et see on just Eli sulle kui tõlkijale see küsimus suunatud ja tegelikult mind ka täitsa huvitab, et kas eesti keeles on kõik need vajalikud registrid olemas, et selle prantsuse keele, selle ma ei tea, peaaegu kõik võimsusega hakkama saada. Nojah, see on selles mõttes, ei ole hea küsimus, et siin on ainest 10-tunniseks loenguks, aga lühidalt öeldes, loomulikult ei ole meil kõiki neid registreid. Ja kui sa küsid, mis see oli, mis ta tõi prantsuse keelde, siis see oli kõnekeel ja veel rohkem suuline keel, sest prantsuse kirjandus 20. sajandi alguses oli ikkagi väga selline kirjakeelne ja mitte lihtsalt kirjakeelne, vaid vägagi kõrgstiilne. Ja kui oli üldse kõnekeelt raamatutes, siis see oli nagu niisugusel patroneerival moel sinna sokutatud, näiteks, eks ole, et kui Victor Hugo kirjutab oma hüljatuid, siis ta paneb sinna küll sisse dialoogid, mis on kõnekeeles, aga kuna need on jutustaja keele sees ja jutustaja räägib seda õiget kirjanduslikku keelt, et siis sinna tekib kohe nagu niisugune distants. Ta ei ütle seda, aga tegelikult me kõik saame aru, et see on nii, et mina jutustaja olen tark ja hea ja need, kelle kõnekeelsed laused ma nüüd siin teile ära toon, need on lollid ja rumalad. Ja Céline'i trikk lühidalt oli siis see, et ta tõi selle kõnekeele mitte ainult kirjandusse, vaid nagu ka jutustaja keelde. Et see, kes loob selle maailma, see jutustaja, räägib ka selles väikeste inimeste keeles, selles pimedate ja lombakate keeles, kes enne olid lihtsalt täiesti, neid ei olnud kirjanduses lihtsalt olemas sellisel kujul. Ja Céline oma esimeses romaanis Reisio lõppu üritas seda teha sellise kirjanduse ja kõnekeele seguna, siis hiljem ta sai juba aru, et see oli ka liiga nõrk ja siis ta hakkas kirjutama iseenda vastu, ehk siis lõhkudes ära kõik selle, mis ta juba esimeses romaanis tegi ja siis ta püüdis kätte saada mitte ainult kõnekeelt, vaid selle kõnekeele seest nagu puhast emotsiooni, seda sellist liikumist. Emotsiooni mitte selles mõttes, et me nutame ja oleme hardad, vaid selline see elustunne, sest eks ole, tihti juhtub selline asi, et midagi liigub, me saame aru, midagi liigub ja kui me hakkame seda paberile panema, see sureb. Ta üritas kätte saada seda elu. Nüüd, kui küsida, mis keel see siis oli, siis seal olid kõik keeled segi, natukene siiski seda kõrgkirjanduslikku registrit selles mõttes ka, et muidu, kui see oleks nagu puhas selline kõnekeel, siis me lihtsalt ei tunneks seda kirjandusena ära. Või prantsuse lugeja ei oleks tundnud. Et seal on selliseid kõnekeelseid, kirjakeelseid nagu elemente ka ja passé sample'it, mis on prantsuse keeles selline grammatiline aeg, mida kasutatakse ainult kirjanduses, kõnekeeles üldse mitte enam
mitte keegi niimoodi ei räägi, aga samal ajal hästi palju Pariisi argood ja mitte teps mitte kunagi murdeid, Céline ei kasuta mitte kunagi, sest murded prantsuse keeles tähendavad midagi, mida nad eesti keeles ei tähenda. Prantsuse keeles murre on tõesti märk sellest, et inimene on nagu totaalne juhmakas, lihtsalt nagu maakas, kes nagu vaevu, nagu tähendab kirjaoskamatu on ta niikuinii, aga ta vaevu oskab üldse nagu suud pruukida. Tal raamatus Reis öö lõppu on üks tegelane Kersuzon, kes on kusagilt, nagu ta ütleb, kuskilt Bretagne sügavusest. Bretagnest tulid hästi paljud sellised vaesed sõdurid, talupoed, kes ei saanud ööd ega mütsi aru ja ainus lause, mis see vaene Kersuzon nagu suudab kogu raamatu jooksul öelda, on see, et ta korrutab kogu aeg, siin on pime nagu perse augus. Ta nagu rohkem mitte midagi muud ei suuda öelda, eks ole. Et selles mõttes meie suulise keele võimalused on see siinkohal hoopis väiksemad. Eesti keele ajalugu on hoopis teistsugune, meil ei ole võtta kuskilt seda linnaargood, lihtsalt ei ole. Meie ajalugu läheb regilaulu sinna metsade sügavusse, sinna sootarkade juurde ja murret ei saa ka kasutada, sest siis saaks Céline'ist mingisugune vanemuise, mingisugune asi, nii et ühesõnaga et saab mängida natukene teistsuguste asjadega. See, et inimesed räägivad ja kirjutavad teistmoodi, see on eesti keeles ka tõsi. Et kui me paneme silmad kinni ja tegelikult kuulame, kuidas me räägime ja keegi selle lause transkribeeriks nii, nagu me ütlesime, siis me näeme seda paberil. Me ei usu, et meie suust niisugune tekst väljub. Sest see, kui me kirjutame, see meie autotsensuur või enesetsensuur on juba nii tugev, et me isegi ei taju, et me räägime nii teistmoodi, kui me kirjutame, aga kahjuks neid registreid ka meie Eesti pisike 1 miljon mitte kuidagi ei anna välja seda Prantsuse 60 miljonit. Meie klassivahed on palju-palju väiksemad. Ka keeleteadlased on rääkinud, et tõesti meie kõne- ja kirjakeele vahe on palju-palju väiksem, sest meie elu on kokkuvõttes, Eesti püsib kirjandusel, Eesti püsib keelel, me oleme seda hoidnud, meil on tugev toimetamiskultuur, meie kirjandus on tükk aega olnud väga-väga kirjakeelne, nõukogude ajal ka väga selline tegelikult puristlik, eks ole, et lühike vastus ei saa, ei ole, ei või, ei ole võimalik. Kas keegi äkki tahab veel midagi küsida? Kui ma näen, et vähemalt inimesed ei lama, vaid istuvad. Nii. Hästi lühikene küsimus. Sa ütlesid, et sõda on nüüd selle leitud kohvri üks nurgakene või see esimene ots. Aga kindlasti sa tead, mis seal kohvris, seal tagumisel poolel või seal teistes nurkades on. Et mis sealt veel siis on välja tulnud? Millised teosed, millised teemad? Seal on veel üks täiesti terviklik romaan, mille nimi on Londres ehk London ja mille Gallimard andis ka kohe eraldi raamatuna välja. Ja seda Varrak on plaaninud ka millalgi avaldada. Siis on seal eriversioone nii raamatust Reis öö lõppu kui Surm järelmaksuga, sest et loomulikult Céline'il oli nendest mõlemast, ta andis küll lõppversioonid välja enda teadmisel, aga on veel nendest juba avaldatud raamatutest olemas ka eelnevaid versioone, siis on täiesti terviklikul kujul üks selline kummaline tekst, mille nimi on Kuningas Krogoldi legend. See on tekst, mis on selles mõttes täiesti kummaline ja samal ajal ka minu meelest väga sümpaatne, et Céline, ta tahtis nagu kogu aeg olla kuristiku äärel.
ta kogu aeg otsis midagi täiesti teistsugust, täiesti uut, ta mitte kunagi ei olnud nagu nõus jääma selle juurde, mis tal oli juba väga hästi välja tulnud. Ja ühesõnaga, kui ta oli juba kirjutanud 2 geniaalset romaani, siis talle ikkagi ei andnud rahu, tal oli nagu peas mingisugune kiiks, et ta peab kirjutama keskaegse legendi. Ja ta seda kirjutaski ja mingisuguse versiooni ta esitas ka kirjastusele ja see oli nii halb, et seda ei antud välja. De Noël ütles talle lihtsalt, et ei, see on halb. Ja nüüd see on ka tervikuna välja antud, see tõesti on halb. Seda ei saa lugeda. Aga see on selles mõttes minu meelest samal ajal kohutavalt sümpaatne näha, et inimene otsib ja ta ei karda läbi kukkuda, et sa võid olla nii suur kirjanik kui tahes, aga alati on see võimalus, et sinu järgmine tekst on nii õudne, et seda ei saa raamatuna avaldada ja see lihtsalt nii on, see on nagu osa nendest otsingutest ja isegi kõiges selles oma nagu loetamatuses kokkuvõttes see legend on nagu tore lugemine. Siis on raamatu Kas Pipp, millest siin Tiidul on ka juba üks versioon kaasas. Kas Pipp ehk Madin või nagu ühesõnaga jah, see on nagu selline kõnekeelne väljendus sõja kohta. Kogu aeg oli nagu suur mõistatus, et see linn oli välja andnud selle iseenda teadmisel, aga siit oli nagu suur osa puudu, et siis selle puuduv osa on nüüd seal kohvris ja see on nüüd ka Plejaadis välja antud ja midagi oli veel, aga nüüd mul vist kõik ei tule meelde. Ühesõnaga kokkuvõttes see 5321 käsikirja lehte oli ikka päris paras ports, nii et neid Plejaadi uusi väljaandeid on nüüd 2 nii paksu tihedal pergamentpaberil välja antud tekste ikkagi. Ja nad ikkagi tekitavad lugejates huvi, et nii loetamatud ja arusaamatud, kui seal osad tekstid ka on, neid on nagu tagatipuks suudetakse Prantsusmaal ka müüa. Aga enne kui me lõpetame, mul on veel selline kiusatus küsida kõigepealt seda, et selles sõjas oli siin nagu võrreldes teiste Céline'i raamatutega on, eks ole, naistel niisugune nagu päris ootamatu roll. Ja ütleme nii, et Céline, ta ei käitu siin nagu otseselt inimarmastaja. Ta ei käitu siin nagu ka otseselt nagu teiste rasside armastaja. Ta küll väga ei tegele ka sellega, see vunk läheb tal siin nagu mujale. Aga kuidagi, kas teil lühidalt oleks midagi, mis te sellest nagu arvate, need 2 üpriski värvikat naistegelast, kes siin on, ja siis need vaesed palatikaaslased, keda nimetatakse kõikide nimedega ja nagu, et kas teil on selle kohta mingisuguseid, kui ei ole, me võime ka kuidagi. See läheb minu jaoks ikka samas auku, kus tema problemaatilisus, et ühelt poolt ma nagu võtan selle filtri, et jah, et ta maalib, ta on ilmselgelt siin ka selline ikkagi suhteliselt ka misoküünne, aga jälle, ma loen seda mingi teatud filtriga ja filtri läbi, et see feminist minust suudab ikkagi läbi närida sellest, aga jah, ei tahagi selle kohta vist ikkagi rohkem kommenteerida. Okay. Jaa, täitsa ma ütlen, seda peab filtriga lugema ja kui filtriga loete, siis kõik on nagu, mitte ma ütlen, et kõik on korras, kaugeltki see, aga et see on võimalik lugeda seda täpselt nii, et mina loen filtriga ja sa saad aru, et tema kirjanduslik stiil on väga filtrivaba, et tal ongi, ta vaatabki kõike läbi sellise groteskse pilgu, et tema selline autor ja mina, ta tõesti, ta vajutab kõige suhtes siukest pedaali, et ma ütlen, ta mingis mõttes tühistab iseennast selle kaudu. Et see on see, mis ma mõtlen selle, et ma saan teda lugeda isegi siis, kui ta on kohati tõesti rassistlik või ta on kohati seksistlik.
ta teeb sellest sellise hüperbooli, et minu jaoks ta lihtsalt tühistab selle ära, sest et see on lihtsalt nii, ta on nii, groteskne, et ma ei saa tõsiselt võtta seda sellena, mis ta nagu, et võt oledki siis nagu nii halb. Et see kuidagi, ta paneb endale ka kuidagi selle minu jaoks, kuidagi, kuidas ma ütlen, devalveerib ennast sellena ja. Ma tõmban ka siis bensiinivaadi kohal tikku ja vaatan, mis seal sees on, et need on omamoodi ägedad naised, kes tal on. Et üks on ikka tõeline pervert. Aga nüüd teine on emantsipeerunud naine, et tema elukaaslane, kelle nimi on Kaskaad, et tal on äriplaan, et kuna see madam on prostituut, tema abikaasa siis. Tema abikaasa, jah, et on teeninud prostituudi leiba, et tal on plaan, et tuua ta siis välihospidali, kus on omajagu seksuaalses pinges olevaid mehi ja siis sellega üüratu varandus kokku ajada. Aga tema meelehärmiks ja jahmatuseks ja ka hirmuks see naine otsustab, et ei, et ta võib seda kõike teha, aga et ta teenib ise seda raha. Ja mingi osa nüüd sellest sõjast justkui on Kaskaadi ja siis tema abikaasa vahel ja sealt tuleb siis selle naise lugu ka välja, et mees on teda ära kasutanud ja sisuliselt on tema sutenöör. Aga nüüd jällegi ma usun, et paljudes Celine'i kirjeldustes ei olegi misogüüniat või rassismi, kas või need samad tema surematud Kamerunis sõidud, et ta lihtsalt kirjeldab seda, mida ta näeb, mida siis kohalikud aafriklased teevad või ei tee ja tänapäeval need kirjeldused on rassistlikud nii või teisiti. Ja toona ilmselt see oli osa koloniaal Prantsusmaa elust, aga ma ei tunne tema puhul seda viha naiste vastu. Esiteks sellepärast naised meeldivad talle, tema meeldib naistele, teda huvitab väga tants, siin on see kehaline moment, et tema abikaasa Lucette oli balletiõpetaja, Celine suure huviga jälgis balletitreeninguid, on kriitikuid, kes arvavad, et ta jälgis peamiselt neid noori tüdrukuid, aga nüüd tants huvitas teda tõsiselt, sest ta kirjutas balleti libretosid, need on väga ilusad libretod, et ilmselt oma abikaasa siis ametist ja kõigist nendest tantsiannadest ta tajus ära mingi rütmi midagi, mida ta üritas tekstiga edasi anda. Tal ei ole põhjust naisi vihata. Et pigem ta toob ka naiste puhul välja groteski, nagu ka meeste puhul. Mulle tundub, et siin ei ole soolist erinevust. Et tema jaoks maailm ongi groteskne. Selline mõte. Ja see ongi. Ja see ongi, et keegi ei pääse, kõik saavad ühe lauaga ja veel naljakas on see, et selles raamatus on nagu naistel suurem roll kui nendes raamatutes, mis ta siis lõpuks nagu oma teadmisel välja annab, et see on tegelikult nagu hästi huvitav ja on ka see, et selles raamatus tegelikult antisemitism ei ole absoluutselt, see ei tule üldse jutukski, tal ei tule see üldse meeldegi. Ja tegelikult ju ka öeldakse, et vähemalt Voyage au bout de la nuit, reisöö lõppu, et seal mingisugused algsed mustandid näitavad kuidagi, et ta, need antisemiitlikud seisukohad on alguses tema isa omad ja poeg vaidleb nendele nagu vastu. See, mis nagu tema raamatutes hiljem sai ja ka pamflettides, see on juba nagu midagi muud, aga nagu naljakas ongi näha nagu selle kirjaniku sellise laboratooriumi sisse, et tegelikult me ei teagi täpselt, mida ta mõtles ja võib-olla nagu vahel öeldakse, et kirjandusteos on targem kui autor. Ma ei ole päris kindel, et see on alati siin tõsi, aga vähemalt see on küll kindel, et me ei saagi päris täpselt tegelikult näppu peale panna, et mida ta siis nagu mõtles, vaid ta pigem nagu katsub saada kätte enda seest mingi emotsiooni ja siis sellega provotseerida.
ja siin selles raamatus Sõda me kuidagi lihtsalt näeme siis seda mingisugust vaheetappi, et kuidas see siis käib, et mis sa sealt enda seest välja tõmbad, need punktiirid, mis sa endale märkmetena nagu kirja paned, et nendega nagu hiljem siis edasi minna. Ja nüüd mul on tõesti viimane küsimus ja siis me lähme laiali, siis on tõesti kõik, et kui me nüüd oleme rääkinud sellest raamatust, kas kuidagi, kas see, mis me oleme öelnud ja me räägime, eks ole, raamatust, mis avaldati küll nüüd, aga mille tekst, nagu ürikud näitavad, on kirjutatud tegelikult aastal 1934 ja me oleme siin nüüd igasuguseid asju öelnud, aga kas see kõik ütleb meile midagi kirjanduse kohta aastal 2025? Võib-olla ei ütle ka. Hea kirjandus ja ma usun, et meis kõigis on provokaator ja sabotöör ja kes tahab otse öelda ja jalaga virutada kõiksugu uhketele portselanvaasidele aeg-ajalt. Et see on äge lugu, ma millegipärast arvasin, et ta on fragmentaarsem või katkendlikum, aga ta on terviklik teos ja ma usun, et kui säärane teos maanduks romaani võistluse käsikirja kotti, siis ta skooriks peaauhinnale kindlasti ja sinna võib rahulikult alla kirjutada 2025, mitte midagi ei juhtuks. See võiks olla romaan, ma ei tea, esimesest maailmasõjast, et ta on ikkagi ajatu lugu ja selline see röntgeni meetod töötab täiega, et ma küll ei tundnud, et ma loen midagi väga sellist historistlikku või kuidagi sellist vanaaegset romaani, et see romaan paneb 200-ga, nagu ütleb noorem rahvas praegu. No ma ütleks, et ikka sõltub žüriist, et kes need seal ikka istuks, et teatud maailmavaatega ma arvan, et ta tekitaks küll sellist tugevat resonantsi, aga ma vist ei mõtle kirjandusest või kunstist sedasi, et kas miski, mis on kirjutatud kaugemal ajal või täitsa kaugel ajal, kuidagi nagu tänasel päeval midagi või kuidagi, kas ta on aktuaalne või kas ta kõnetab või kas ta endiselt on kuidagi nagu oluline, et ma võin lugeda, mulle tundub igasugusest ajast pärit kirjandust ja ta nagunii midagi teeb, ta nagunii avab midagi, mulle tundub minus, et kui ma ise olen avatud sellele, et ta avaks mus midagi, siis ma arvan, seal ei ole mingit vahet, kas ta on kirjutatud 100-200 aastat või üldse ammusel ajal. Et kui inimene, jah, kui teda huvitab, milleks kunst on võimeline, siis siin ei ole mingit vahet, et mis ajast. Lihtsalt muidugi tõesti, Céline on väga hea kirjanik, siin ei ole nagu midagi. Ma kindlasti ei kuulu nende inimeste kilda, kes loevad ainult vanemat kirjandust, sest siis oli kõik väga hästi ja tänased enam ei oska nii hästi kirjutada, seda ma ka ei taha kuidagi uskuda, et mind huvitab see kaasaeg ka. Aga Céline'i pool on selles mõttes huvitav, et kuigi ta kasutab seda kõnekeelt palju ja kõnekeel on teatavasti ikkagi selline fenomen, mis aegub justkui tegelikult ju kiiremini, et see släng kogu aeg muutub, et see släng, mis oli 10 aastat tagasi, ei ole enam see släng, mida tänased noored kasutavad, aga ometigi kuidagi Céline'il nagu see hoog või see kõnekeelsus, ta töötab, ta on huvitaval kombel just siuke igavikuline või aegumata, et siin on jälle mingi huvitav nagu oksüümor, mingisugune paradoks töös mu jaoks, et isegi see sama emotsiooni kõnekeelsus, ta kuidagi jah, ta mõjub väga aktuaalsena, isegi siis, kui mind ei huvita otseselt seda, et kas ta on aktuaalne või mitte, aga see stilistika ometigi mõjub värskena. Ta mõjub endiselt kuidagi ootamatult ja ootamatuna. Et see vist ikkagi see tema eristuv faktor, et teebki teda võib-olla minu jaoks ikkagi endiselt väga tõesti huvitavaks autoriks, jah. Ja ma tahaks öelda, et see võib olla ka üks suur selline fiktsioon või müstifikatsioon, see tema argoo, sest et see argoo tõesti
peaks olema ammu juba selline lubjastunud. Ja siin võiks tõmmata paralleeli ehk Anthony Burgessiga, kes kirjutas Kellavärgiga apelsini ja sai aru, et argoo tõesti kestab 10-15 aastat, ta lõi oma argoo seal või ta lõi oma sellise pätikeele, mida ta kutsus natsat, kui ma õigesti mäletan, et see oli selline slaavi mõjudega ja samamoodi pani ta siis need kaabakad kuulama klassikalist muusikat, Bachi ja Beethovenit põhiliselt, sest ta sai aru, et see rokkmuusika vananeb samamoodi. Ja jällegi Heli oskab siin paremini öelda, aga mulle tundub, et see sama kõnekeelsus, argoo tabamine, et see on midagi, mingi tekk, mida ta on venitanud ja ise paljuski välja mõelnud. Et ja see hoiab värskena kogu seda maailmat, et selle taga on ikkagi nii palju, kui oma piiratud teadmistega olen võimeline aru saama, et selle taga on ikkagi väga suur keeleline meisterlikkus ja siis ta paneb tulemusele erinevaid nimesid ja kleebib etikette, aga see võib olla hoopis midagi muud. Ja minul on veel tagatipuks see tunne ka, et kui aasta 2025, nagu ta meil käes on, et kui nagu kirjandusega on nagu midagi juhtunud, et need vanad vormid nagu hästi ei tööta ja vorm on alati kuidagi ka mingi nagu ideoloogiline konstruktsioon ja kuidagi, et kui romaan, kui selline sündis mitusada aastat tagasi ja see ühiskond kuidagi, kuhu ta sündis, sinna ta kuidagi sobis nagu valatult, aga nüüd see meie atomiseeritud olenditega maailm, ta ei toeta enam ei psühholoogilist sügavust ega mingisugust terviklikkust ega ka mitte mingit ideed suurest loojast ega mingi nagu selline mingi ebamugavustunne on nagu, et siis kuidagi järsku on väga vabastav avastada, et on nagu mustand. See tähendab seda, et justkui see justkui ei ole kirjandus, et tegelikult meil on nagu mingi raamat, aga tegelikult tal ei ole nagu seda vormikarkassi ümber ja siis me kuidagi saame näha mingisuguse sellise tunde sisse ja see tekitab lihtsalt minus sellist lootust kuidagi, et see asi, mille nimi on, nagu Blanchot ütleb, mingi kirjanduse essents, et ta otsib endale nagu kogu aeg kuju, ta ei kao mitte kunagi ära, ta kuidagi vahepeal voolab nagu vesi ja siis ta kuidagi lendab nagu õhk ja ta kuidagi kogu aeg on ja see, kui praegu on mingisugune ebamugavustunne, et küll ta leiab endale uue kuju jälle ka. Sellise positiivse noodiga me nüüd lõpetame selle meie üpris morbiidse vestluse, kui nüüd rohkem ei ole küsimusi. Aitäh teile ja aitäh Sveta, aitäh Tiit! Jaa, aitäh vastupidavuse eest ja aitäh vestlust juhtimast!